päevalüliti. Lülitume teemasse. Kuigi surm ei ole teema, millest inimesed meelsasti rääkida tahavad, on see meie elu paratamatu osa. Raadio Marta reporterid vestlesid inimestega, kelle töö on siit ilmast lahkunud, nagu kord ja kohus teispoolsusesse teele saata. Mina olen saatejuht Merit Maarits, eetris on päevalüliti. Kui inimene sureb, siis tähendab see tema lähedastele üksjagu organiseerimist, mida tuleb teha hingematvast leinast olenemata. Kust matuste korraldamisega alustada, mida silmas pidada ning kui palju see maksma võib minna, sellest rääkis reporter Kristi Sarab Põlva Maarja koguduse sekretäri Ave Kägoga. Mida peab inimene läbi mõtlema üldse, tahab matusetalitust, mis on need asjad, mida ta võiks enne kodus läbi mõelda? Tervist! Kõigepealt peaks teadma, kas isik, kes on lahkunud, oli ristitud. Ja kui ta on ristitud luteri usku, siis peaks ta luteri kombe kohaselt ka kiriklikult matma. Et see on põhiline asi, mida peaks teadma. Ja edasi siis pöörduda vastavatesse ametkondadesse, surm registreerida, surmatõend saada ja siis pöörduda kogudusse. Mis on need esimesed asjad, kui teie juurde nii-öelda siia kontorisse tullakse, mis on need esimesed lahkunu lähedaste soovid? Tullakse kiriku käärkambrisse, kus on meil kantselei. Soovitakse teada, kas õpetaja saab matta kiriklikult. Ja tavaliselt on need ikkagi nädalavahetustele, eks ju? No surm ei küsi, millal tulla. Täiesti tegelikult pigem nädala sees tullakse. Ja matused toimuvad meil reeglina laupäeviti, aga ka me arutame läbi omastega ja kui sobib, siis nädala sees. Selline huvitav tähelepanek oli, et meie laudade korraldaja ütles ka, et kui lehed langevad, siis nagu on justkui rohkem selle matusetalitusega seotud tegevusi. Samamoodi kui kevadel loodus tärkab, et kas see tendents nagu olete sama asja täheldanud? Just nimelt kevadeti ja sügisel on rohkem matuseid. Ka talveperiood jaanuar on meil viimastel aastatel päris palju matuseid. Ei saa nüüd öelda, et iga nädal oleks matus. Kui võtta keskmiselt aasta, siis on ühes kuus 2-3 matust Põlva Maarja koguduses. No halb on öelda seda, et mõelge nüüd oma surma peale, seda ei taha ju keegi. Aga kui inimene on juba sellises vanuses, siis mida ta saab ise ära teha, et pärast tema lahkumist oleks kõik nii, nagu tema tegelikult tahtis? Kuidas ta matta, mis on laulud? Ja mõne matuse puhul on lahkunul olnud kindel soove, mis laul võiks olla tema matusel. Aga selliseid juhte ei ole palju. Tavaliselt ikkagi omaksed otsustavad. Saan aru, et sina oled see inimene, kes puutub esimesena lähedastega kokku, kes tulevad matust organiseerima. Kuidas sa puutud kokku nende emotsioonidega ja kuidas sa ise selle läbi elad? No mina olen Põlva Maarja koguduses töötanud 5 aastat. Alguses oli see ikka päris raske, et kui näed enda juures inimest, pisarad silmis, tead, et ise pead jääma rahulikuks ja eks aja jooksul on tulnud see tugevus. Ja ikka püüame nii palju kui võimalik inimesele toeks olla ja nii palju kui võimalik tema eest ära teha. Kuidas on lood kirikuisaga ja nende nii-öelda talituste läbiviimisega, et seal vist ka emotsiooni ei saa väga ligi lasta, isegi kui Põlva on väike koht, te teate ikkagi inimesi, kes siin matustel osalevad või on ise... Just. Kuidas öelda, meie jaoks võib-olla matus ei olegi nii kurb sündmus, et meie usume üles tõusmisesse ja ka meie vaimulik sisestab omastele positiivsust ja ei võta seda nii kurvana. Kus teil põhiliselt need matusetalitused läbi viiakse? Matusetalitlused toimuvad tavaliselt kirikus, aga on olnud ka kabelis, inimese kodus või krematooriumis. Väga hea, et sa seda krematooriumit mainisid. Kui palju on üldse siin Põlvamaal seda soovi, et tahetakse põletada? No seda on järjest rohkem. Hiljuti avati Võrus krematoorium ja meil on Tartus ka krematoorium. Neid kremeerimisi on, aga siiski on tavalisi matusi rohkem. Teil on siis arvatavasti ka oma inimesed, kes tegelevad ka siis hauakaevamisega, kes tulevad koorilaule, et kuidas see on organiseeritud? Hauakaevamine jääb siiski kalmistuvahi teha ja tema korraldada. Koguduse juurest on võimalik saada organist matusele, et meie vahendame seda teenust ja alati on organistile võimalik lisaks siis tellida kas viiul või puhkpill. Ja need on kuidagi seotud siin muusikakooli
muusikakooliga või kes need inimesed on, kes käivad mängimas? Nad on seotud ka muusikakooliga, sest et Põlva on väga väike linn. Matustel mängib meie koguduse organist reeglina ja tema on esimene inimene, kelle me kutsume. Rahast on keeruline rääkida, aga missuguse summaga peaks inimene arvestama, kui selline kurb sündmus on perre tulnud? Kui lahkunu on olnud Põlva koguduse liige ja teinud kogudusele annetuse, siis me talitluse eest perekonna käest raha ei küsi. Me peame küsima organisti eest ja kui nad on ostnud meie juurest matuse tarbeid, siis nende eest ja lisaks transpordi eest. Kui aga tegemist on inimesega, kes meie kogudusse ei kuulu või tema kogudusse kuuluvust ei tea, siis me soovitame vähemalt tasuda 150 eurot talitluse eest. See siis sisaldab organisti kirikus ja kalmistul, õpetajateenust ja kiriku kasutust. Milliseid matusetarbeid, kui sa neid juba mainisid, et mida on teie koguduselt võimalik siis nii-öelda osta? Meie juurest on võimalik osta kirstu, puusärki, kirstulina, urnilina, risti, hauale, küünlaid ja need on põhilised asjad. Siin oleneb ka kuidagi, 5 aastat on sul kogemust, kas need soovid muutuvad ka, et tahetakse teatud värvi, teatud suurust, mingisuguseid riste, puusärki, kas siin on ka mingisuguseid erinevusi aastate jooksul? Reeglina siiski eelistatakse, kui võtta puusärgid ja nende toone, siis sellised helehallid, tumehallid, beesikad toonid, mulle tundub, et lähevad kõige paremini. Põlvast pakub matuse korraldamise teenused ka teine ettevõtte, Leevi Lillemäe matusebüroo. Miks on matusele keeruline hinnasilti külge panna ja kuidas saaks inimene oma lahkumise lähedastele korralduslikult kergemaks muuta, rääkis Marta raadiole matusebüroo omanik Leevi Lillemäe. Kui juhtub, et inimene sureb, millised on need esimesed asjad, mille peale lähedased mõtlema peavad hakkama? Eks kui inimene sureb, siis see muudab lähedaste jaoks palju. Kõigepealt elatakse üle selline emotsionaalne ehmatus või kui lähedane inimene on juba kaua haige olnud, siis ikkagi see teadmine, kui öeldakse, et nüüd pereliiget, sõpra, tuttavat ei ole enam, et ega ei hakata kohe mõtlema matuste peale, või matuse peale, kuidas neid nüüd midagi korralduslikult toimida. Eks kõigepealt elatakse üle ikka sellised leinafaasid. On see esialgu selline ehmatus, teinekord on see ka selline, et ollakse šokiseisundis, võib-olla üldse infot, mida kuuldakse, eitatakse, püütakse rahuneda ja ka kohe ei mõelda selliseid, kuidas nüüd toimida või mida nüüd peale hakata. See on alles teine nagu järg selles muutunud olukorras. Aga milliseid tooteid, teenused teie pakute, kui nüüd inimesed jõuavad sellesse faasi, et nad on võimelised ja emotsionaalselt valmis hakkama seda organisatoorset poolt korraldama? Põlvas on juba üle 15 aasta olnud selline asutus nagu Leevi Lillemäe matusebüroo. Nagu kõik matusebürood, nii ka siin väikelinnas olev matusebüroo püüab pakkuda ikka kõiki matusega, matmisega seotud teenuseid ja tarbeid. Ja me oleme nende aastate jooksul loonud oma suhtlusvõrgustiku, et kui mõni selline keerukam probleem või mure on, siis me pöördume oma koostööpartnerite poole, kelle kaudu meie juurde tulnud inimene saab abi. Näiteks kui on kuskilt kaugemalt vaja lahkunu ära tuua või teisest riigist ja et kõik sellised keerukamad olukorrad saame tänu oma koostööpartneritele lootes nende probleemidega hakkama. Ma arvan, et nende aastate jooksul, kui inimene on see tulnud, et kui me ei ole suutnud ise pakkuda mõnda teenust või lahendusküsimusele, siis me oleme suutnud juhatada inimese nende instantside juurde, kus on ta abi saanud. Näiteks kui on ümbermatmisega seotud probleemid kuskil kaugemal teisest riigist ümbermatmisega, et teinekord sellisesse väikesesse linna matusebüroosse tullakse ka päris keerukate probleemidega.
Aga kui me räägime sellisest matusebüroo mõttes nagu tavalisest olukorrast, et haiglas on pereliige lahkunud, inimene on selle esimese ehmatuse üle elanud, omasid teavitanud, et siis jah, pöördutakse matusebüroosse ja hakataksegi rääkima sellest, missugused on soovid, missugused on võimalused. Ja mõnikord on niimoodi, et tullakse, kõigepealt uuritakse, mis on nüüd vaja teha ja siis natukene mõeldakse, siis otsustatakse, mida me nüüd tegema hakkame. Ja enne kui otsustatakse lõplikult veel mõeldakse, et no mis on alternatiivid või kas perekond on sellega nõus, kuidas linnatalitus läbi viiakse või kus kohas korraldatakse. See on selline protsess, et ei ole sellist valemit või ühtset käitumisreeglit, et kui juhtub selline kurb sündmus perekonnas, et kõik ühtemoodi käituvad, väga erinevalt reageeritakse. Mõnikord tullakse matusebüroosse, tellitakse üks teenus või mingi ühes valdkonnas teenused, siis mõeldakse edasi, tullakse võib-olla järgmisel päeval tagasi ja muudetakse midagi ja võetakse teised teenused. Et see on kõik selline kujunemise lugu inimesel endal ja perekonnal, kuidas selle sündmusega hakkama saada, mis perekond on tabanud. Et sellist paketti, kui sellist ei ole, mida saab nüüd võtta, kui juhtub, et on vaja matust hakata korraldama? Jah, see sõna pakett on nagu selline, võib-olla tundub, et teeb nagu asja lihtsaks, aga tegelikult ta ei tee lihtsaks, sest mina isiklikult väldin seda sõna paketti, et pakett ongi see, kui niimoodi mõelda, et mida inimene soovib, kuidas ta tahab, et me ei saa panna nagu kõik ühtede võimaluste nagu ette, et me anname teile pakett A, B, C ja nüüd valik on. Et teinekord, mis puudutab näiteks hindasid, inimene otsustab, et ta tahab mingi matuse teenuse või tarbe osta võimalikult odava, aga samas ta soovib teises valdkonnas maksimumi nagu tellida või osta. Et nende aastate jooksul olen ma nagu seda meelt üha enam, et see on selline loominguline tegevus, et kus inimene väljendabki oma soove, arvestab oma võimalusi ja kujundabki täpselt selle sündmus oma pere nägu või selle inimese nägu, keda siis ära saadetakse. Siia on tulnud mõnikord inimesed, kes ütlevad, et ma ei soovi väga uhket kirstu, sest mu pereliige oli hästi tagasihoidlik, see oli tema soov. Ja või teinekord tullakse ja öeldakse, et aga me tahame parimat. Öelge, mis teil on kõige parem, et sest meie pereliige oli kõige parem ja me ise tema pärast ja tema mälestuseks ja ise enda pärast me ei lepi millegi muuga kui kõige paremaga, mis teil on. Ja see on leinamise viis ja see ongi nagu erinev. Et selles mõttes me ei saa nagu telefoniteenuse pakkuda pakette, et üks on soodsam, üks on kallim, üks on võib-olla lihtsam, teine on keerukam. Et see sünnibki inimese soovide keskel see, missugune see nii-öelda pakett siis lõpuks tema jaoks nagu kokku saab. Mulle meeldib rääkida matusetalituse disainist kui sellisest nii teenuse kui toodete poolest, ja inimene on ise see disainer, kes siis matusebüroo või matusekorraldaja toel siis selle oma perekonna või suguvuse jaoks korraldabki. Aga mingist orienteerivussummas saab rääkida, kui palju inimesed keskmiselt või tavaliselt kulutavad? No matuse suuremad kulud on seotud nüüd lahkunule mõeldud kirstuga, missuguses hinnas kirst või urn tellitakse. Ja kirstu hinnad algavad näiteks siin meie matusebüroos 140 eurost ja teine selline nii-öelda kuluartikkel või on ka inimeste arv, et kui kalliks peielaud näiteks kujuneb. Et selles mõttes me ei saagi rääkida paketist või ka lillede puhul, et kas inimesed soovivad pärgi kunstlillest või kõige kallimatest roosidest. Mis matusebüroos inimesel tuleb arvestada, on jällegi on väga raske öelda selline keskmine. Ma tean vanu inimesi, kes ütlevad, et praeguse hindadega arvestades, et mul on 1500 eurot on mul kirsturaha. See ei ole muidugi loomulikult kirsti maksta 1500 eurot, aga see on mõeldud, et kogu matuse korraldus ja kõik peielaud ja lilled, et omaksed võiksid olla muretud. Muidugi Tallinnas sellise summa eest vist, kui on transporditeenus vaja pikemalt kuskile sõita, tellida, päris sellega kõik ära ei kata. Mis on see väiksem summa, millega on võimalik oma lahkunud lähedasele korraldada viisakat matused? No see oleneb näiteks sellest, et mitte et ma tahaksin keerutada, aga kas näiteks tellitakse graniidisplaat
või lihtsalt väikene rist, kas on tuhastusmatus, kirstumatus. Kui ainult näiteks tuhastatakse, mõnikord tullakse see büroosse ja küsitakse, mis on kõik odavam matus. Ja siis me küsime, kuidas te matat soovite. Kas kirstu või tuhastusmatusena näete seda matust? Kas te tahate väljasaatmist korraldada, peelauda korraldada? Ja kus kohast te soovite saata? Kas on vaja kuskile minna, kuskilt kuhu lahkune viia? Et kõik need on sellised nagu parameetrid, mis määravad selle, et siin ei olegi nagu küsimus selles, et kas on see soliidne või mitte, et matus peaks alati soliidne olema, kas ta on ka odavalt või väikese rahaga kujundatud. Et jah, see on jällegi nagu soovide teenusete nagu taga kinni, et kui palju inimene soovib. Mõnikord me oleme kohanud perekondi, kes tahavad kõik jätta matusebüroo korraldada, et võimalikult vähe ise olla nagu midagi ise tegemas. Soovitakse lihtsalt tulla kohale, et oleks kõik tellitu valmis, korraldatud, ruumid kaunistatud, kõik kokkulepitud asjad olemas. Teinekord inimesed tahavad kõik ise teha, et see on omaette ka leinamise viis. Ja mõlemad võimalused on olemas. Et selles mõttes ongi, et siin matuse korraldaja kõigepealt kuulab inimese soov, et missugust teenuse nagu stiili ta soovib, kas ta tahab ise rohkem teha, kas külas palutakse naabrimehe auto või matusepäeva transpordiks või tellitakse vastu matuseauto matusebüroos. Et see kõik nagu määrab. Ja sellepärast ma ei saa rääkida paketist ja sellisest keskmisest summast, sest see võib olla väga varieeruv. No mõnikord ka meid nagu pinnitakse või küsitakse, et kas ma 500 euroga saan ära matta. No tuhastamise matuse puhul, kui ainult turn ja tuhastamine ja võib-olla mõned üksikud teenused sinna juurde ja tarbed, siis tõepoolest ma arvan, et kui midagi muud ei taheta juurde tellida, siis sellega saadaks hakkama küll. Kui palju inimene ise saab ära teha, et pärast surma see tema ärasaatmine kulgeks sujuvamalt? Kõige rohkem, mida saab inimene teha oma lähedaste jaoks, neil oleks kergem leinamisel on mitte ära surra, elada. Oma vaimulikus töös olen ju näinud ja kuulnud seda palju, et tegelikult ega surmast ei taheta rääkida. Kui inimene on ka haiglas, ta võib olla väga raskes seisundis, aga inimene ei räägi ise surmast, ta tahab terveks saada, ta usub, et ta saab terveks. Ja ka sellises olukorras ega keegi pereliikmetest ei taha hakata ka rääkima, et ole ja ütle meile, mis me siis teeme, kui sa ära sured. See teema on selline, millest ei taheta rääkida. Teisalt on olukordi, kus mõni inimene on 20-30 aastat oma matust juba korraldanud. Mitu kord ümber mõelnud, mismoodi matta ja kuhu matta. Ja võib-olla kes nüüd päris mitu, aga vähemasti ühe rahareformi üle elanud oma matuse rahaga. Ja on väga põhjalikult detailselt läbi teinekord mõeldud, endast jäetud ka sooviavaldus, kuidas, kuhu matta, mismoodi, keda kutsuda, keda kutsumata jätta. Jällegi see on väga individuaalne, et ei saa niimoodi nõuda, et igal nagu perekonda hoolival inimesel peaks matuse raha olema valmis olemas, sest see ei ole päris nii kerge ja nii ühene, et kuidas nende teemadega inimesed ümber käivad. Et see küsimus ei ole niivõrd praktiline, kuivõrd emotsioonidega seotud? Paraku küll, jah. Hiljaga kuulsin just ühte õigusopreestrit, kes ütles, et tark on endale hauaplats valmis vaadata, et siis pidavad kaua elama. Ega ei oskagi öelda, mida inimene saaks teha, sest tõepoolest, kas rääkida oma surmast lähedastele, no olgem ausad, kes seda kuulata tahab. Ja siis võite küsimused, mis vanusest tuleks hakata rääkima. Ja kui keegi noorem inimene räägib, siis hakatakse mõtlema, et kas tal on mingi haigus või varjab ta midagi perekonna eest. Et need teemad on delikaatsed. Kuidas keegi seda teemat nagu käsitleb, on jälle väga-väga individuaalne. Aga tõepoolest kergem on inimestel, järeltulijatel, lastel, kui esivanemad on juba oma elu õhtus asjad korda seadnud. Ja mitte ainult matuse teemaga seonduvalt, vaid üldse, et kuidas kuskil keegi jätkab, missugune roll on kellelgi oma perekonnas, on see siis võib-olla sellised materiaalsed nagu teemad läbi arutatud ja paika seatud, et siis kui pereliige lahkub, siis ei ole see nende maiste asjade jagamine laste mure ja häda, vaid et need asjad on varem läbi mõeldud. Pühakiri ütleb ka, et inimene peaks võtma oma elumaa ja asjad korda seada. Nagu igapäevaelus peaks meie ka materiaalsed asjad korras olema, et nii ka sellised eluõhtus peaksid asjad läbi olla mõeldud. Pärast lahkuna ärasaatmist soovitakse tavaliselt ka mõne hetke kadunukest mälestada.
Selle tarvis istutakse ka Põlvamaal nagu mujal Eestis peielauda. Üks peielaudade korraldajatest Põlvas on Aali kohvik. Kohviku juhataja Jaan Koort kirjeldas selle sündmuse sõna otses mõttes köögi poolt. Aali kohvikust käis vestlemas reporter Kristi Sarap. Kui kaua teie peielauad teenust pakute? Peielaudade korraldamist pakume juba Aali algusest alates. Ehk siis kui me Aali kohviku nii-öelda kiriku käest rentisime, et see on aastast 2004. Jah, aastast 2004, need 12 aastat. Päris pikk aeg. Kui tihti te igapäevaselt selle peielaua korraldamisega kokku puutute? Kui tihti inimesed tulevad teie jutule? See oleneb ikka hooajaliselt. Mingil ajal on vaiksem, rahulikum periood ja siis kui tuleb, siis tuleb ikkagi korraga hästi palju. Ja. Suvi ja talv on vaiksemad natukene ja siis nii-öelda ülemineku aeg ütleme, et kui on külm ja läheb soojale, kuidas öeldakse, kui lehed puult langevad või kui lehed puusse tulevad. Sellel ajal on millegipärast on see suremus on suurem. Selline väga huvitav tähelepanek tegelikult. No nii ta on jaa, et eks praegustki on täpselt ju selline aeg, et ma ei taha kedagi ära hirmutada, aga lehed langevad ja et siis on oodata, et tuleb ka ikkagi nii-öelda seda rohkem. Ütleme nii, et kui teil on tavaline selline sügisperiood, kui palju teil nädalas peielaudu on siin? See oleneb ikkagi seinast seina. Tavaliselt on olnud niimoodi, et ühel päeval on 4 matust olnud. No see on maksimaalne, rohkem lihtsalt ei ole meil võimalust vastu võtta. Aga paraku see on niimoodi, et inimesed käivad tööl, tavaliselt kõik tahavad seda peielauda ja seda, ütleme üldse matuseid nagu korraldada ikkagi nädalavahetusel, et reeglina laupäeval. Pühapäev on jälle selline päev, kus on võib-olla ei ole kirikuõpetajatel eriti aega, et siis on jumalateenistused, et siis just on see laupäevane päev, kus siis tahetakse just kõik ühele päevale sättida seda. Teie puutute kokku ilmselt kadunu lähedastega. Kui keeruline või raske on nendega suhelda sellist organisatoorset poolt ajad? Just mõtleme emotsionaalselt võib-olla. Üldiselt ei ole väga raske, sellepärast, et loomulikult on raskeid olukordi, kui on võib-olla inimese lahkumine tuleb nagu ootama, aga ütleme sellised, kes on ikkagi juba nagu eakad inimesed, küll on ju, et kellel on juba planeeritud, paika pandud juba lahkunu poolt, et kus tema tahab pidada, kes matab ja kus on peielaud ja et on väga palju on selliseid, kus on juba nagu paika pandud. Seega siin Põlvamaal, ütleme nüüd, vanemad inimesed juba teavad üsna täpselt, kuidas ja mis pärast nende surma peab toimuma. No reeglina küll, jah. Muidugi on ka selliseid inimesi, kes tulevad meie juurde ja ütlevad, et kas teil on nüüd see täpne kuupäev vaba, kui hakkame nagu lähemalt rääkima, et kas teil see matuse korraldus ja kõik on nagu juba paika pandud ja kirikuõpetajaga nii-öelda läbi räägid. Ei, et me tulime kõigepealt, paneme laua paika, siis hakkame vaatama edasi, et ma teeme ikka niimoodi, et kõigepealt leppige ikka pasturiga kokku, et mis aeg temale sobib ja siis vaatame, küll me siis saame ka laua paika pandud. Et inimesed on erinevad, jah. Aga reeglina ikkagi... Kas need peielauad on reeglina teie majas või olete te ka valmis minema sinna, kuhu lahkunu lähedased soovivad? Jah, me oleme teinud nii ja naa, et meil on endal olemas siis Põlva linnas 2 maja, kus me korraldame peielaudasid. Küll oleme ka käinud väljapool tegemas, kas või lahkunu talu õue peal, nii et oleme teinud ka selliseid peielaudu. Mis on see tavaline asi, mida peielaudu soovitakse näidismenüü? Oleneb jälle hooajast. Kui on ikkagi jahedamad ilmad, niiskemad, juba vihma sajab, et siis on ikkagi see traditsiooniline puljong pirukaga esialg ja seapraad ja hapukapsas ja nii edasi seal kringel või kook ja kohv ja see on selline tüüpiline traditsiooniline. Aga kui on sellised soojamad ilmad, et siis me oleme soovitanud, et võib-olla see ei pea see kuum puljong kohe alguses olema, et võib-olla seal mingid kerge salat hoopis alguses või midagi sellist, midagi rohelist ja et on muutunud see peielaua traditsioon ka, et kes on juba nooremad inimesed, võib-olla enam ei ole see valge viin mälestuspitsis esialgu kohe nii oluline ja ei ole üldse nagu see alkohol ei ole nii oluline teema enam. Samas jälle, kui on sellised vene õigeusu
peied küll on olnud, et siis on nagu seal on selline traditsioon, kus on lahkunule isegi valatakse pits ja pannakse leivakäär sinna pitsile peale veel, nii et noh, on omad traditsioonid. Kui me räägime nendest traditsioonidest, mis need kõige eriskummalisemad on, mis on teile ette tulnud, et on sellised väga erilisi soove olnud, mis peab olema või teie jaoks selline, ma ei tea, kas või sushit sööte või on kohe eriline mingi eeskava lahkunule, et mis sellised erilisemad hetked on meenud, mida on nagu tahetud või soovitud? Otseselt ega väga ei ole. Ma isegi praegust mul ei tule nagu midagi ette, et oleks nagu mingid, no, et kui on see vene õigeusu, millest ma just rääkisin, meie paneme tavaliselt lahkunu koha juurde peale, läheb küünal musta lindiga, eks, ja siis on see viinapitsi keerame lihtsalt kummuli, et siis noh, et seal just oligi see, et viinapits valatakse täis ja leivakäärt peale, et see oli selline, mis nagu meie jaoks oli nagu selline võib-olla natukene eriskummalisem teistmoodi, ja noh, kui on mõnedel peiedel, et käest on palutud, et ei panda üldse viinapitsegi lauda ega mitte midagi sellist. Noh, üks oli, kus taheti peie lauda nagu Rootsi lauana, et siis ei osanud meiega kuidagi nagu seisukohta võtta, et lihtsalt peale peiesid inimesed lihtsalt tulid ja natukene istusid ja oli kerge Rootsi laud ja Teie olete küll juht, aga teil on töötajad. Kuidas see on nende jaoks töö, ma saan aru, aga kuidas nad nagu vastu peavad, et nad ju teenindavad inimesi, kes võib-olla emotsionaalselt on väga ebastabiilsed, võib-olla terve see laudkond nutab, et kuidas see nagu emotsionaalselt mõjub töötajatele? Noh, üldiselt selliseid emotsionaalseid peiesid või peielaudasid on nagu vähe olnud, et kui on tegu lapse matusega või noore inimese matusega, et siis seda matust on natukene samamoodi seda peielauda on raskem teha. Ka noh, üldiselt on ikkagi see esimene emotsioon, ebameeldiv emotsioon on möödas, et siis juba ütleme peielauda tullakse ikkagi juba niimoodi rahulikumalt. Ei ole enam neid emotsiooni pahvakuid nii-öelda, et Põlva väike joht, enamasti ikka kõik teavad ühte või teistpidi kodanikke, kes siin elavad kaugemalt lähemalt. Kui palju teil endal tuleb ette seda, et et see on ju selle küla elanik ja see on selle valla elanik, et just see tutvusringkond ju on siin ka üsna suur, et ei ole ainult see, et te võhivõõraid nii-öelda teenindate? Ei, 12 aastat me oleme peielaudasid juba teinud, et noh, mitte ainult peielaudasid, vaid ka juubeleid, sünnipäevi, et paraku on nii, et on üks aasta on juubel ja võib-olla järgmisel aastal juba on peied, et sama inimesel ja siis, eks siis ju inimesed on omaksed ja need ju siis tuleb ikka jutuks, et no näete, et eelmine aasta pidasime juubelit ja nüüd on nüüd teistsugusem üritus, nii et ja samas jälle on vastupidi, et kes on võib-olla vanemad inimesed käinud seal, saatnud ära oma sugulast või venda õde ja siis on järgmine kord on juubel, siis ütlevad, et no vot, et tahaks teie juurde tulla, aga kuna siin alles värskelt oli meeles, just saatsime ära kalli sõbra või sugulase, et noh, kuidagi ei taha nagu tulla, et tuletab ja kisub vanad haavad lahti ja et noh, me saame täiesti aru sellest. See on ikkagi äri, kuidas selle konkurentsiga siin Põlvamaal on? Konkurents ikka on, aga noh, samas ilma konkurentsita ei saa, et konkurents teeb tugevaks, nii et need, kes meie siin Põlva toitlustusettevõtjad oleme, eks me mõnevõrra toetame üksteist ja samas kui meie juurde tuleb mures klient, siis ja näiteks me ei saa aidata, kohe soovitame ja pakume mingit alternatiivi, teist varianti, et soovitame kedagi, kes saab aidata. Kui pikalt tavaliselt peielauas istutakse? Reeglina mitte üle 2 tunni. On olnud muidugi ka erandeid, aga üldiselt ikkagi on selline kiire, et noh, inimesed ei taha niimoodi väga pikalt ja ei jää niimoodi päris keskööni siia keegi istuma ega jorut. Kogu peiede kestus võib-olla ongi seal, ütleme, et üks maksimum 4-5 tundi ja koos kõigega, et siis juba igaüks läheb juba oma rada pidi edasi. Te ennist mainisite seda, et mõned tulevad väga teadliku eeskirjaga, mida on tahetud. Kui palju siis võiks sellise väljaminekuga arvestada? No ütleme niimoodi, et mis seal ikka, et meie poolt on, ütleme, selline peielaua hind algab seal kuskil 10-12 eurost
inimese kohta. Seal sees ei ole alkoholi, et alkohol on siis veel sinna juurde, aga selle sees on siis ütleme täielik nagu peielauateenus. 10 eurot on selline, võiks öelda, et selline minimalistlikum ongi puljongpirukas, personaalne praad, tükk ringlit, morss vesi ja ilma alkoholita. Et 12 eurot, seal on juba rohkem valikut ja sealt veel edasi, et on olnud ka selliseid 14-15 eurot inimese kohta, et seal on juba ka külmalauda ja et selline rikkalikum peielaud. Te teete üsna rasket tööd, selles mõttes, et te näete neid inimesi, te olete selle raske hetke juures. Kui palju tänatakse pärast seda? No ikka tänatakse, muidugi. Üks asi ongi see, et eks me peame ise ka millestki elama, et eks see peielaua hind ongi ju see, mis toob meile leiva lauale nii-öelda, aga ikkagi väga suur tänu või selline emotsioon on ka see tagasiside, et just see suur tänu ja kui ollakse ikkagi rahul, siis jälle annab jõudu edasi teha seda tööd. Sellisel mõtlikul toonil lõpetab ka tänane Päevalüliti oma eetrinädala. Mina olen Merit Maarits, kuulmiseni uuel nädalal.